Oskar Luts, Sügis, esimene ja teine, Tootsi lugude järg. Sügis, esimene. Sügis oma koltunud lehestikuga. Viimaks kõik need eluväsinud lehed langevad alla ning tiheda vihmasaatel kleepub mõnigi su saapasääre külge ega lahku sealt enne, kui ta ise lükkad minema sinna samasse porri. Näib nii, et kogu maailm on hall ja troosti pole kuskilt leida. Tuleks ometi juba üks mõistlik talv oma sätendava lumega. Muidugi pole seegi suurem asi, aga ta on ikkagi märksa parem kui mõni räpane sügis, see kõige ilusa lahastaja. Talv vähemalt, kui ta tahab kanda oma tõsist nime, annab maa ja linna inimestele kätte nende heinad ja põletuspuud, isegi mõne ehituspalgi sinna hulka. Joosep Toots istub oma uue elamu tagakambris ja jutleb oma poja Leksiga, Aleksandriga. Küll sina, poiss, ütleb muuseas, oled maias nende sõjajuttude peale. Sõjajutud võivad ju olla nii, kuidas nad on, aga sõda ise on hirmus. Pane seda tähele, väike lupard. Mina lähen ka sõjaväkke, nihutab väkke Leksi enda isa põlvile. See veel puudub, ümiseb Toots ja teeb justament nii, nagu tegi kogu oma patuseil elupäevil. Pup. Minu isjas juba on kasvanud räästani. Kas sina põngerjas tahad endalegi saada sellist armast asjakest? Mis? Avanevad poisikese silmad suureks nagu karikad. Mis asi see isjas on? See on üks pikem jutt ja abjast teine kõne, naeratleb nüüd juba üsna tihedavurruline Üleso peremees. Sellest räägime kunagi edaspidi, siis kui saad vanemaks. Praegu sul pole seda vaja teada. Sina isa, häälitseb uudishimulik Leksi, ütled alati edaspidi. Mispärast sa ütled nii? Üleso vanarahvas on, justkui oleksid kahekesi kokku rääkinud, läinud surnuaiale, ega pole lootagi, et nad sealt niipea tuleksid tagasi. Sellel, kui Joosep oli sõdades ja mölludes, tuli sealt ülalt rajateele ning omal käel kloppis üles selle uue koha. Sample complete. Ready to continue?